No tere! Tervitus! Tervitus! Mis siin on? Vaata kui palju sinililli siin on. Jaa, on küll. No näed. Kaugel. Ahah, jumal. No näed, ega me kaugemale ei jõuagi. Hakkame sinililli siit vaatama ja korjama ja no tõesti, terve metsalune on täis. Ma ei tea, kui hästi siin kaameral see peale jääb, aga Kelly lähebki juba oma seljakotiga sinililli vaatama. Ja ma ei tea, kes näha on, aga minul on ka siis varustus seljas. Ja täna on siis esmaspäev, mis ta on, 15. aprill on täna või? Jah, minul on nädal puhkust, Kellil on ka vaba päev. No, ja ka nädal pool puhkust. Jah, no vot, tal on jah, mingid päevad peab tööl veel olema, aga õpetajatel on ka natukene vabam. Ja siis kasutasimegi juhust, pakkisime oma matka seljakotid nüüd väledalt nii kiiresti ja hästi ära koskasime, sest ega me võib-olla plaani ongi täna tulla, aga sest kell on juba 3 saamas, aga plaani muutus viis selleni, et nüüd ikkagi oleme matka seljakottidega täisvarustuses, ööks valmis. Ja... Aga meie ööbimiskoht on kaugel natukene. Ja, sinna on veel, ma ei tea, 8-9 kilomeetrit. No võt. Ega meil täpselt kohta ei olegi. Ega me oleme siin Elvürkorus ja no ütleme, et metsalune on neid maha langetatud kuuski täis. Et see eelmise aasta talv oli ikka hull, et see kooreürask pluss raske lumi ja nii edasi murdis ikka. Et praegu jõudsimegi siin, alustame tegelikult Elva Ürgoru lõkkekohast. Siin on ilus vaade. No võt. Sealt on näha ka, et on üksjagu puid. Jälle üle jõe langent. Aga jah. Tuuline. Jah, kollane üplikas. Minu ma esimene oli kirju. Ahah. Sa juba loed, sa mängid seda metsas lauamängu juba, et kes on mänginud, see teab, et üks vahva lauamäng. Seal oli ka kirjusid päris palju mul tõesti. Ja, see on üks väga vahva lauamäng, metsas lauamäng ongi, metsas on nimi eesti keeles ja põhimõtteliselt pead oma puid isutama ja sinna veel loomi ümber. Ehitad oma metsa. Aga William on sellest natuke parem kui mina. Mis parem, see on nagu õnnemäng, tihti ongi lauamängud, õnnemängud, nii kuidas täring veereb või siis kaardid tulevad. Siis hakkavad kombinatsioonid tekkima. Aga jah, siin on selline lugu, et kellelgi on siin mingisugune mapp isegi jäänud. No ei tea, mis vajalikku informatsiooni siin veel on. Ei tea. No näed, siin on mingisugune andestik ka sees. Eks see mingi orienteerujate mäng. Enes arvates riietun moekalt ilusasti. Triinu Tigu. Triinu Tigu, kui sa seda videot näed, siis tea, et sinu materjal on siin Ürgoru lõkkeplatsil. Laua peal. Oot, nii. Vaja midagi raskust ka peale. Aga jah, eks siin nüüd seda lõkkematerjal jagub, et seda murdunud pikali olevat tokaspuud on üksjagu ja siin on seda mändi ja kuuske ja kõike segamini kogu aeg, et vägilased hakkavad jälle lõhkuma siin, saavad siis lõket teha. Üks küsimus mul on tõesti, et miks siis nii suured puud? Ei tea. Tegelikult lõket sa ei tee nii suurtega, see ei pane siuke. Jah, kes tuleb seljakotiga, et tal on heal juhul selline väike kirves kaasas on ju, siis sellega ta siin kõks ja. Aga ei tee ju nende puudega midagi. Ma usun, et isegi Fjallnimen F1-ga ei tee nende puudega midagi. F1-ga? F1 on väiksem ka A1. A1-ga ka ei tee ilmselt midagi. Ei tee. Jah, ega siin on seda materjali küllaga metsa all sõda üle käinud. Kõik männid, kuused paremal, vasakul, pikali. No vot, ega mis sa ikka teed? Siin on maastikukaitseala ja isegi sihtkaitseala, et siia nad jäävad, kes see siit ikka neid välja nagu nii veaks. Ja eks siis kõdunevad ära ja
elurikkus suureneb, hakkavad igasugused putukad ja muud suslikud siis arenema või teine asi on see, et asi läheb hullemaks siin metsas, kes targemad teavad, et kui on sellist kõdumaterjali rohkem kui vaja maapinna peal, et kuidas see siis püstiseid puid hakkab mõjutama, seda siis oskavad targemad kommenteerida, mis selle Elva Ürgoru matkaraja tulevik on. Jah, Kelly pildistab seal nüüd sinililli. Isegi mütsi ei pea enam pähe panema, et üleeile laupäeval tuli lund ja siis oli ka plaanis minna, aga no selle lumega ei hakanud minema. Täna on ikka poole parem ilm, super. Et noh, mis sa ikka ütled. Ja kuidas see rada meil siin siis edasi kulgeb? Teatud osast lähemegi mööda seda matkarada ja siis ühel hetkel läheme tundmatule rajale ja ööbime ka tõenäoliselt kohas, mida me veel täpselt ei saa kommenteerida, aga kohas, kus on lihtsalt riigimets, tulundusmaa mets. Et täna vist püüamegi nii, meil on head aparaadid, et kes teab, siis on olemas maastikukaitsealad, sihtkaitsevööndid, piiranguvööndid ja kui olete kursis igasuguste kaitse-eeskirjadega, eks me ka püüame kursis olla, siis noh, nendest saab ju lähtuda, kus on võimalik telkida, kus mitte ja tänu igasugustele kaardirakendustele on ju hästi ka ära võimalik vaadata, kus algab ja lõpeb mõni kaitseala piir ja kus on lihtsalt riigimets, majandatav riigimets. Et täna me tõenäoliselt jõuamegi kuhugi majandatavale riigimetsaalale ja jäämegi ööseks kuskile karupesa lähedale sootinnikusse. Jah, sobib. Kas sa soovid juua? Kuule, võtaks küll ühe lonksu ja saad mu kätte. Palun. No näed, võtsin täna jälle kaasa siis meie toreda sõbra Viiva joogi. Seekord on siis meil nüüd laeng C ja D vitamiini täise lemoni maitsega. Ma arvan, et see lemoni maits just sobib janu kustutama. Aga mina ei võtta esimest lonksu. Jah. Jah, soe ilm ajab jooma. On ju? Väga mõnus sidruni maitse. Sidruni maitse, lemon. No ikka. Jah, mulle sellised hapukamad meeldivad. Matkal ongi minust hea. Magus oleks, siis oleks natuke. Võtab janu hästi ära. Jaa, see mõnus hapukus sobib. C-vitamiin on tunda. Kes teab, see teab. Siit nüüd alla ei taha küll komistada. Vaatasin ette, kus sa konnid. Ei no, jah, see on nüüd infoks, kes ei ole käinud Elva Ürgorus. Eks ma arvan, et paljud siin Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti inimesed on käinud. Aga muidu jah, see Ürgoru reljeef on hästi mitmekülgne. Et siin saab selle kogu raja isegi ringraja teha 20 kilomeetrit ära. Me oleme seda igat moodi teinud. RMK kaart võtke lahti äpist. Näete, kuidas see marsruut on. Pange paika ja... No näed, siin on need kariseened. Karikseen. Ja. Eessad ei mäleta enam. Kunagi 3 aastat tagasi, kui me videosid alustasime, siis oli üks esimesi seeni, mida ma filmisin. Ja, et kes tahab näha, minge võtke nüüd YouTube lahti, vanemad videod ettepoole, seal on üks jagu, ega see stiil on suht sama. Kaamer oli sama ja möla ja loba oli ka suht sama, et kui meeldib, siis ma arvan, et esimesed videod ka meeldivad. Et võite neid järgi vaadata. Näete, kuidas me arenenud oleme. Või oleme paigal seisnud või taandarenenud. No taandareng on ka areng. On küll. Lihtsalt negatiivses suunas. Jah. Eks jah, meil on selline rütm kogu aeg just sisse kujunenud nüüd, eriti minul, et ma siin nagu iga nädal midagi olen ju ette võtnud.
Kelly ka suuresti ikka alati on õnneks huvitatud olnud. Ja nii need videod järjest on tekkinud. Nii, mis siis nüüd on? Preli jäi seisma. Istuks siia. Meil on 45 minutit kõnnitud. Ahah. Kuldne reegel ütleb, et 45 minutit kõnni, 15 minutit puhka. Mõistlik. Tegelikult meil oleks puhkapausi aeg. Teeme ära. Teeme ära, sest mõttega mina ka. Palav on. Riided on rohkem selga pannud kui vaja. Ma ei saa ju kodus aru sellest ilmast ja eks mul on õnneks kihte. Ma saan ära võtta, aga ma ei võta praegu. Ma pigem natukene teen pausi. Siin seljakoti võiks ka seljast isegi ära võtta, aga see on hea mõte. Istudes ära võtta. Siis midagi kergem. Minu oma ka kott kukub ja kas ta kukub. Eks sellest kotist veel edaspidi ka, mis siin kõik sees on ja miks ta selline on. Eks me siis kõhtu rohkem kätte jõuab ja me paiksemaks jääme, siis jõuame koti kallale ka. Praegu me ei söö veel, me kodus tegelikult sõime. Ja umbes, tegelikult hommikul põhiliselt sai söödud, mina sõin banaani. No, mina ei ole enda banaani veel saanud. Mul on isegi, ma ei tea, praegu ma tunnetan, et selleks on veel vara. Võib-olla jääb homseks. Seda ei ole meil üldse vaja. Okei. No jah, seda küll. Aga jah, sinililled on igal pool, et tõesti kaunis. Edasi. 10 minutit sai läbi. 15. Sai 15 või? Äkki oli 20. Ära nüüd tuiska, nii palju ka ei olnud. Oli ka või? Mis kell on? Ei tea, ma ei tea. Ma pidin nüüd panema GPS-i. Ma panen GPS-i käima. Ja siis vaatame, las ma mõõdan ka natukene, et palju me nüüd järgmise tunniga tegelikult ka läbime. Et siis ma panen kella pealt mõõtma. 22 minutit rajalt maas. Ahah. Jah, mis ma siis tegin, postitasin liikmetele video. Et midagi me ikka püüame kogu aeg teha ekstra ju. Liikmed saavad lihtsalt varem teada, mitu päeva varem, et me olime Ilvas. Niimoodi. Jah, tulevad seal otsivad öösel üles. Hakake liikmeteks. Saate ka infot, eelinfot. Jah, seal natuke näitasime rohkem ka, mis meil koti sisu oli. Ja näitasimegi sellisest teistmoodi vaadet natuke. Siin on väike pässu. Teeme hommikul pässu teed äkki. Ei, ma arvan, et siit on kunagi võetud. Ma ei kujuta ette, või see hakkab vast tulema. Sellest peaks tekkima, kui selle rasta rahulikult olla. Peaks tulema päris kenake pallike. Aga tulevad meiesugused võtavad ära nagunii. Ei, võtta, meil on endal varud olemas. Ma varsti võib-olla teengi ühe pässiku jahi jälle, et varusid täiendada ja siis saab natukene uut moodi ka seda ette võetud. Täitsa mõnus. Ikka päris soe. Et vast enam ei tule seda külma. Ja, aga näete, siit lähedalt hea vaadata Kelly seljakoti tagant, et mis siin ikka. Kott on pärit Temust, mis ta oli mingi 30 €. Ja see toode on sama, mis minul seljas. Minu oma on lihtsalt AliExpressist 4 aastat tagasi. Ega meil siin mingisuguseid teisi ei olegi. Ja nendega saab üpris hästi. 60 liitrit mahutavus, näed. Isegi tool mahub ära siia. All on foolium. Ega me siin mingit reklaami otseselt ei tee, aga lihtsalt näitame seda, mis meil on. Eks me kunagi küpseme ka teistsuguste seljakottide peale, kui meil neid selline võimalus tekib ja vajadus tekib ja et eks igal seljakotil oma eesmärk, võimekus ja eks me siin nüüd testime selliseid seljakotte, et igat asja muidugi ei pea igalt poolt tellima. Mõnel on see selja toe osa nii plödi, et see ei toeta kuidagi. Praegu on Kellil ka hästi ümber puusadelt
pingul, et tal on siin kuskilt näha, on tal siin ei ole päris õla peal, vaid ikka on rohkem vist vöö peal, puuskade peal. Alaselg ja puusad. Jah, et töötab praegu see olemine. Praegu oleme 1,5 kilomeetrit juba jälle peale viimast puhkepausi liikunud. Liigume veel umbes 20 minutit. Vaatame, kuhu välja jõuame. Ja üks asi, mis jäi maha ja rõõmuga jäi maha, on sääsetõrje ja mis iganes sedamoodi asjad. Praegu veel see super hea aeg, kus keegi ei söö. Rahulikult keskenduda kõndimisele oma mõtetele ja keskkonna vaatlemisele, kui et peaks kogu aeg on ju? Täitsa õigust räägid, jah? Jah. Aga jah, šašlõki hooaeg on algamas ja see ühtlasi tuleb ka avada ka siis aktiivne matkahooaeg, nii et kes veel ei ole oma tasakaaluplaani teinud, siis mõtelge selle peale, kuidas te tasakaaluplaani teete kõndimise ja söömiselamuste vahel. Noh, meil siin näiteks praegu šašlõkki ju ei ole. Ei ole jah, ega me siis täna kõnnime ja siis saame jälle vaatame, mõni päev teeme šašlõkki või lähme laupäeval lähme peole, seal lõgime ja sööme. Jah, väike paus jälle. Et jah, peaaegu 2,5 kilomeetrit. Natuke võin oma asju natuke kohendama siin. Tegime jalanõude sees. Mul on sellised jalanõud, kus on veel kogemata jäid kodus lambavillased tallad sisse, mis enam kohe mitte ei käi sellise ilma juurde. Mul on jah, vaat need on head talvised jalanud, on natuke veidi suurema numbriga, mahub rohkem jalanõu seda sokki ka sisse. Talvel on hea soe, aga varsti selle aeg on läbi, et suvel on ta juba üleliigne. Ja vot sellised on mul siis sees talvel. Et sai soetatud üks käsitöö toodang. Ei mäletagi, kes see tootja oli siin Muuste kandis. Ja. Ka tuulutad jalga. Õige. Nii, ma ei tea, GoPro ei suubi väga hästi, aga tuleb hakata vaikselt jälle jälgima alati enne magama minekut, kõik püksid üle. Et minul praegu üks elukas, puugielukas siin liigub. Et see aeg on ka kenasti ju käes meil. Et ega siin midagi. Peab sellega leppima. Nii, kas midagi? Nüüd tuleb edasi paar kilomeetrit jälle minna. Või see kell on 5 või? Jah, midagi nii. 16.45. Okei. 3:05. Alustasime vist 2 minutit tagasi. Jah, umbes 2 tundi oleme rajal olnud. Üle tunni või 1,5 oleme veel rajal. Siis hakkame kuskile sinna välja jõudma, kuhu me plaanisime, nii et siis aeg näitab. Nii, nüüd on nagu näha, selja taga on lage. Ehk siis me väljusime siis maastikukaitsealalt. Maapind muutub. Oma rada pidi. Jah, kohe kui maastikukaitserada ala lõpeb, siis kohe pilt muutub. Sõda jälle üle käinud. Aga lähme siis tulundusmetsa. Oleme siis tublid ja vaatame, kuhu jõuame. Et jah, igasugu kaardirakendused on nagu abiks, et sealt on hästi näha, kuidas nüüd selle metsapiiriga seal lõpebki maastikukaitseala. Siin on juba siis tulundus, majandusmets, teisel pool teed on ka majandusmets ja seal on ka siis riigi majandusmets. Me oleme kuskilt sealt nüüd diagonaali, vaatame, mis me sealt leiame. Peaks leidma ikka mõne sellise sobiva koha, kus täna olla öö telgiga.
et väga noort metsa ka ei saa alati võtta, seal on nii tihe võsa, et siis ei saa kuskile seda kuppeltelki panna, pead nuputama seal kuidagi. Aga siin tundub, et ma vaatasin ka metsaregistrist, mets oli natuke küpsem. Noh, näha ka juba seda, et vot selline plaan. Jah. Lähme siis üle või? Varsti. Jah, siit kohe lämmegi. Nüüd me oleme nagu need metsloomad, kes ületavad teid niimoodi. Sisse metsa ära. Ja vaatame, mis meil siis siin on. Nüüd läheb rada põnevamaks ka, on ju, vaatad ette, ära kohe mul järgi tule. Jah, vaata ettevaatlikult. Et nüüd meie tempo läheb aeglasemaks. Sest võib-olla natukene risusem ei ole rada päris konkreetselt, aga noh, ei ole hullu. See rada ei olegi vaja. Peas, et oleks ilusat metsa ja kohta, kus käia. Ja olla kõige tähtsam. Noh, siin on täitsa kena. Et täitsa sobib. Jah, mingisugune plats selline, kus on piisavalt ruumi. Noh, kella osas tiba varem jõudsime ja, et tegelikult ega meil nüüd nii pikk see matk ei olnud, umbes natuke üle 8 kilomeetri tuli kokku. Ja noh, sobiski seal 3 paiku startida. Et siin nüüd veel ringi uidata ja siis teha õhtused tegemised. Meil on täna huvitavad toidud kaasas, ega me ei ole neid väga söönud, aga täna just degusteerime. Täpselt mina olen ühte juba proovinud, aga mitte videoekraanil, mitte meie kanali videoekraanil. Igatahes on meil kaasas täna jah, kergemad toidud õhtuks ja hommikuks. Et mingisugust sellist ise kokkamist ma seekord ei tee. Mul tuli kurat saapapael lahti selle jutu peale. Vaatame veel siia vasakule kohe. Oh. Ega sellist head telgiplatsi on otsida. Meil üks on nüüd välja valitud, aga vaatame, kas siin valgemas valgustatumal alal ka on. Et meil üks plats on seal Kuusikus, kus natuke süngem, tumedam see olemine, aga kui ei leia paremat kohta siit, siis lähemegi sinna. Sest seal on hea selline lame, tasane plats, kuhu hea telki panna. Nüüd on selline jah, olukord, siit on kunagi metsa väljaveo tee olnud. Ja siin kõrval ega neid platse palju ei ole. Siin on selline üpriski mõnus, tasane. See meie suur kolem on, mis ripub siin külje peal pooleldi ja teine üks osa on, minul on siis kaared, vaiad ja siis põhisektor ja siis pealiskiht on siis kellil veel seljakotis. Et siis mahtus ära niimoodi. Aga jah, siia on täitsa üks variant ja teine oli siis seal tagapool pimedamas, et võib-olla sinna praegu ei lähegi. Jah, Preili otsustab. Jaa, me saame siin istuda ja olla ükskõik kus, et see koht võib-olla telgiks. Alati peab vaatama taevasse, mis on siin pea kohal. Siin on palju oksi, mis võivad. Oksad on üks teema, aga et kuivanud puid ei oleks. Siin tundub, et kõik on elujõulised sirged puud. Et midagi siit pähe ei kuku. Kõigub. No ikka seal on otsas. Puu kõigub ikka, kui ta nii kõrge on. Jaa, latv ikka kõigub. Pikkadel inimestel võib ka latv kõikuda. No meie vabandust see ei ole. Ei ole, jah. Aga siis midagi, ma võtan oma seljakoti seljast. Mul on jah, ta ikkagi siin päris pingul olnud, et see on nagu andnud mulle seda puusale seda koormust siis. Ei, õlad on hästi, sellepärast ongi, et ma panin ta rohkem puusadel ja kuna mul see
koti esiosa on ka päris suur, siis ta kohe tõmbas ka, et oli kõrgemal mul ja siis ta tõmbas seda kotti õlgadest eemale, kuna siin on nii palju raskust väljaspool. Ja no nii on, et muidugi see on ainult näide sellisest telkimisest, mis on siis hetkel meil nagu võimalik ja tehtav. Et see nüüd ei ole nagu ideaalne eeskuju, kindlasti on meie vaatajate seas palju selliseid tõsiseid matkajaid, siis loomulikult saab võib-olla lihtsama varustusega, väiksema varustusega, aga võib-olla meie selle video põhimõte on näidata, et mis iganes teil kodus on, kui on huvi minna ja te usaldate oma varustust, olete telkinud sellega, siis on alati võimalik ikkagi minna, et ei pea nagu super head imevarustust kokku krabama esmalt ja siis minema, vaid noh, selliseid ühe ööga ja väiksemaid retki saab teha ka sellega, mis parasjagu on. Ja meil on ka täpselt nii, et näete, mul on isegi suur Handymani vaks, see madrats siin, siis mul on veel Lidli madrats kaasas, 2 kihti igaks juhuks, võib-olla pole vajagi enam, võib-olla lihtsalt on mul üleliia asju. On vaja veel, sest alles paar päeva tagasi oli meil ikkagi lumimaas. Oli, täpselt. Aga jah, see point on selles, et noh, mis iganes on, et alati leiab lahendusi olemasoleva varustusega. Ja see ongi see võib-olla meie mõte, mida me teile ka tutvustame. Ja eks kui me edasi küpsema areneme, siis me ka näitame oma arengut. Jah, eks me ka areneme. Alati on midagi uut meil ka kaasas, ega meil ka uueneb kogu aeg varustus ja kõik muu samm-sammult. Panime jah nodi nüüd siia väiksemasse kohta praegu. Naudime veel seda ilusat sooja. Ja ega jah, varsti tahaks mingi eine teha hommikuse sööma peal, ega või see banaan ka piilus korra. Mis meil siis siin teisel pool kraavi on, meil on üks kraav, et siit saab üle. Saame korra minna teisele poole ka, vaadata, mis seal on. Ja hoopsti. Siin oli kas põld või niiduala. Kurat. Siin on täitsa mõnus lage. Siin otseselt miski ei kasva. Nagu siin looma vist, loomade kopliala. Loomi veel ei ole, aga siin niidu peal siis hakkavad söömas käima, arvan. Voh! Atša! Voh! Võt nii. Ega jah, see on nüüd selline üleliigne luksus, aga noh, miks mitte. Lühemale matkale ta mahub. Preili nikerdab oma. Tooli eks me vahetame, sellel on jah kõrgem seljatugi. Ja ikka tead, korra mõtlesime, et kui ei mahu, siis ei võta. Aga tead, nüüd on võetud ja võib istuda ka kuskil mingisuguse kännu peal või palgi peal, aga noh, tead, küll seda ka teeb. Siin on hea nüüd istuda ja vaadata, kuidas Preili pusib. Aha. Ja siis kui Preili enam ei pusi? Siis ta istub ka ja vaatame tõtt. Istub mul kõrvale kohe. Mul on sulle purgikaanet igaks juhuks kaasas, kui see peaks vajuma. Mul on endal ka. Aga see, mis praegu töötab. Ma praegu ei vaju, jah. Jah. Väike puhkus enne õhtusöögi tegemist. Mina saan rohkem lebos olla kui sina. Ma saan ka. Ja siis käid ettepoole. Käin ettepoole, jah. Okei. No vaadake nüüd seda idülli. No, mis siin pildil on maru õigesti ja varsti maru mitte võimalik. Võimalik on ikka. Preili istub rahulikult toolis metsa all ja naudib, ilma et ta peaks kätega vihkima. Et Ma võin vihkida. Deodoranti peale laskma seda korralikku deodoranti.
no mis iganes neid termatselle või mis need on ju. No praegu on ikka super hea aeg, kellel vähegi võimalik, siis siin aprillis saab veel nautida, et siin ma tean küll, kui varsti läheme siin mai lõpus või juuni algus läheme maale niitma. Oi jumal seda, need on need kihulased, väiksed tihud, see on nagu pilvega ümber. Puhuriga, lehepuhuriga samal ajal keegi peab neid ära ajama, kui niidad. Eks ta nii on, aga no siin naudid praegu. Mõnus. Nii, abiks on saak. Oi, kus sa lähed? Kruus. Siis on mul alati üks väike kott kaasas. Siia panen riisuräsu. Siin on tulekindel riie. Ja siis ongi väike risukas, sellega teeme täna toitu. Millega tegeled? Õhtusöögi aeg ja kuna on ohutus eelkõige ja mida soojamaks läheb, ega edaspidi meie ka kasutame gaasikiirgurit või siis selle gaasipriimust, gaasipõletit. Täna oleme siis risupõletiga, all on meil tulekindel riie. See, kui keegi küsib, et miks ta niimoodi välja näeb äärtes, see nüüd on meie Helspordi. Isegi ei näidanud vaatajatele seda. Helspordis nii-öelda kõva kütmine oli talvelaagris ja siis mõned kohad said rohkem kuumust, mis korstna ümber olid. Aga jah, ohutus eelkõige, siis tasub alati selline väike tulekindel riie kaasas kanda. See ei ole üldse enam tänapäeval keeruline soetada. Töötavad väga hästi, abiliseks on, kuigi on kuiv, ma panen selle sütetabletiga, biotabletiga ja ega natuke ongi vett on vaja. On vaja kannuga vett lasta soojaks, et sooja toitu teha, sest meil on täna selline matkalisem sooja toit. Ja ta siin nii-öelda läheb. Et jah, praegu see ongi nii-öelda, et ta ei ole nüüd päris lõke, et ta on nüüd selline kontrollitud lõke, millel on 4 seina ümber ja tulekindel tekk all, et ega niisama ei soovitagi metsas lõket teha, ega see ei ole ka nii-öelda konkreetselt lubatud ainult hädaolukorras on ju, et niisama me ei hakka siin ka täna suurt lõket tegema, et saaks lihtsalt sooja ja meeleolu, et oleme riigimetsas praegu, ei ole kaitsevööndis, oleme lihtsalt tavalises majandusmetsas ja teeme siin natukene siis sellist turvalist sooja tuld, et toitu teha. Aitab küll su mölisemisest. Pane kinni ära. Aga mis me siis... Ahah, no jah, ikka käed peab puhtaks tegema vähe, see on kellil on teso ka kaasas. Mis me siis täna sööme? Selliseid toitusid sööme. Näete, kunagi on 7 eurot maksnud. Best Before 06.11.2021. Pole hullu, ma olen ära söönud ka Best Before 2020. Seda siin paar nädalat tagasi ja väga hea oli, midagi ei saanud aru. Igatahes jah, selliseid toite kuskil Facebookis anti ära ja Kelly kohe reageeris. Ja nüüd meil ongi neid hea siin ära realiseerida. Sate babi, 600 kalorit. Selline päris hea oli. Mina seda korra söönud, Kelly ei ole. Nii, et ma olen ikka veendunud esmalt, et on usaldusväärne. Sa ka leidsid lõpuks oma banaani üles. Okei. Kas sul kommi ei ole? Kommi? Sul on Twixi. Homseks on küll Twixi, meil isegi meealvaad, et pärast tuleb magustoit ka. Ja see on selline vahva, siit saab põhja saab ära voltida, pärast näitame, siis siin tuleb teatud skaala järgi seda vett panna. Näed, mis sa siin teed? Tere. Nii, ega selle väikse kannuga läheb vesi kiiresti. Keema eest ta peab ümber 8 sinna valama. Ehk tegu on siis eesti keeles riis, singi ja satai kastmega. Vaat. 8 minuti siis ootame. Ma panen ka. Oma kotikesi võtsid välja või? Jah. Tuli meelde, et siin üks kotike ka. Vaat. Ei ole neid asju söönud
niimoodi siis unustame ära, et siin on üks kotike, mida ei sööda. See võtab niiskus siit eemale. Nii, nüüd peaks küll toit valmis olema. Jah, seda on veel segi ja siis bon appetit. Jaa. Totoro. Tegid juba natukene mekkis. Täitsa hea. Täitsa hea. Jaa. Ega see riisi länki veel ka palju pehmemaks. Okei. Võib-olla ta ei peagi minema. Võib-olla selline. Me panime natuke vett ka juurde, aga praegu on okei. Isegi soola on kaasas, aga praegu ei ole vaja. Mina ka ei taha. Mega hea. Jah. Ma ei teagi, palju need maksavad nüüd. Ei olegi vaadanud. See on mingi 2018 ostetud pakk, nagu nii 19. Siis ta oli 8 eurot, 7-8. Nüüd on nii, et Kellil sai kõht täis ja andis veel jäägi mulle. Mina sõin juba oma ära. Sinu oma on juba tühi. Ma saan täitsa aru, et ega nii ongi, see 600 kilokalorit on nagu täitsa hea kogus, et sööd ära ja siis ei tule seda rammestust peale, et siis lähed matkad kohe edasi. Ja Kellil on isegi palju 600-st. No, praegu siin Tulla üks mini-versioon või? Vaatame seda asja. Nüüd on nii, et teevesi on mõnusasti tulel. Teeme veel väikse tee. Mis see kell on? Kui vaja siis näe. 19.48. Vot. Ja magustoiduks on halva. Halva, mis on ka parim enne 28.05.2021, et see oli selles samas pakis. Ja muideks said suured tänud, et ma ei mäletagi, kes selle posti sinna Facebooki kuulutuse tegi, Kelly reageeris, andis meile neid adventure food'e, nii et suur aitäh nende eest, väga head on. Ja miks meil on neid veel erinevaid maitseid. Aga see on, no vaatame, kuivtoidul ei olnud see kuupäev midagi hullu. Vaatame, kuidas siis halvaaga on. Siin on 500 kilokalorit. Pole hullu, meil on homme hommikul ka üks magus adventure food. Ja siis meil on veel šokolaadi ja ma teen ta siin lahti. Keda me siis täname? Me peame tänama nende adventure foodide ja halva eest Limmitit. Limmit. Okay. Aitäh sulle. No näed, aitäh Limmit. Jaa, nemad olid tõsised matkajad, ega enam ei viitsinud matkata vist. Puhkavad, paus. Okei. Nii, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Noh. Nagu, mis see on? Küpsis. Rasvane küpsis. Jah, midagi ei ole vist. Halva nagu halva ikka vist on. Jah. Nii ja naa kuidagi või? Ta ongi natuke see mõrkjam või? Nii mõrket maitset tulnud või? Mee maitse. Mee maitse, jah. 500 kalorit. Mis seemnel või mis siin on? No, kuhu lahti tõmbab siis... Siis on meil metsa all ruumi küll ja siin on jõki kõrval või see kraav, mis jõgi, kraav on kõrval, vesi on sees. Kui vaja. Tee kõrval. Või... Kus see tee on? Tee on siin. Nii, ja kas midagi paneme nüüd telgi ka üles ära ja teeme siin nüüd külje peal põhiosana, ega siin mingit kunsti ei ole. Nüüd on muidugi vaatama neid käbisid. Käbid on alati sellised sustikud, mõnele võib-olla meeldivad ja mõnus selline
just vajutab teil sellise närvikoha just vabaks, kus teil see pinge kõige suurem on. Akupunktuur, surveravi teeb. Kuidas see käbi otsimine käib? Neid tuleb siin aga juurde, ma vaatan vahepeal. Käbi otsimine käib niimoodi, et ma mingi osa korjan ära, siis ma pean ronin telki, siis ma telgi põranda niimoodi katsun läbi, siis ma leian veel 5-6 tükki, siis ma tõstan telgi eemale, siis ma võtan need ka ära ja siis ma tõstan alles telgi asemele tagasi. Vaat nii käib. Meie pikaajalised vaatajad siis juba teavad seda telki läbi ja lõhki. Ja uutele vaatajatele võiks öelda, et ma ei teagi, 4 aastat vist. Ja üle 100 öö on see kolemaan meil olnud. Kolemaan Darwin 3. Sellega me alati avame pidulikult siis suvehooaja. Ja üldiselt olemegi sellega piisavalt ruumikas. Sinna mahuvad matkaseljakotid ka sisse. Eks meil on neid lihtsamaid, kitsamaid telke ka, siis on vahestunud nii, et ma olen pidanud ühe matkakoti panema telgist väljapoole. Siis ma panen mingisuguse kile ümber ja et kui vihma sajab, täna öösel ka lubas muideks. Eks me näeme, mingisugune vihm pidi tulema. Võt. Sellepärast see kolemaan ju ka sai natukene, et ta on vihmakindlam kui need teised. Et siin on meil ka nüüd kõik, siin on ma isegi ära juba jahtunud maha kõike. Aga vaja saab oleti kraavist vett üle valada, aga siin ei ole midagi, meil ei ole sellist lüket. Me ei teinud siin mingit suurt tuld ka, et siin oleks kuuma palju. Ja kuna siin all on nii suur veste, et siis kõik läheb nii kiiresti siit läbi alt. Et siia ei jõuagi mingisugune hõõgu materjal jääda. Eriti kui me siis väikseid juppe põletame sinna oksakesi. Vaat selline hea praktiline. No näed, natukene siin aasa peal ka ja siia peaks terve suure peotelgi ära. Ilus sile. Ühtlane. Ja. Mõnus. Siin saaks suure festivali korraldada. Jaa, annaks küll. Aasa festival. Ega me tulime ilusast taevast vaatama, aga tulime, jah. See jõudis nii kiiresti ära haistud. Seda küll. Olen ikka jobu küll, on ju. Käin valge mütsiga. Käed endal tahmased. Distsipliin, Kokkadel on ka valge müts ja kittel, ega siis ei tähenda, et nad ära tohivad määrida. Ei tohi. Peab püüdma, mitte ära määrida. Kell on täpselt 9. No vot, täpselt nii valge on siis, kui näha on. Meie näeme umbes samamoodi. Ja mis siis seis siin on? Täna siis Kelly tahtis proovida fooliumlebumatiga aluspinda ja siis on Lidli madrats peal. Minul on händi all ja Lidli peal. Tõenäoliselt ei olegi 2 vaja, aga tead, pehmem. Sellel Lidli omal on siis padi ka ja mul endal eraldi patti ei ole. Natuke mugavamalt. Saab mõnusa une teha ikka. Jaa. Ega jah, kui peaks hakkama muidugi mingisuguseid asju vähendama, siis eks jah, tuleb loobuda võib-olla toolidest, siis ühest madratsist vasti. Kindlasti esimesena on ju. Ja. Paksemast madratsist. Suvel kindlasti me käimegi ainult Lidliga. No jaa, ega meil ei ole praegu veel mingisuguseid teisi madratseid, siis see kombinatsioon on väga hea. Ja, võt nii. No mis sa ütled? Telguks lahti, istun siin, naudin. Mitte midagi. Kus on need sääsed? Sääsed. Pakun teile 2 minutit tasuta verd. Hallo, au. Mitte keegi ei taha süüa. Säästedest. Nad ei taha siis. Nad siis veel ei taha sinu verd. Paari nädala pärast tee sama asja uuesti. Ja, siis vaatame nii, et hoidke kanali silmad. Pange nüüd kes veel ei jälgi seda kanalit. Vajutage subscribe, siis näete, kuidas meid varsti süüakse. Ja alati siis telgis kindlasti täielik puugikontroll teha, sest kui ikkagi ilusasti hoolivalt üle vaadata kõik kohad, siis ega nad nii kergesti külge ei tule. Ja isegi kui nüüd
külge tulevad, siis tuleb ikka hoolega vaadata, sest ega see, kui ta on haigusega nakatunud, siis see võtab ka umbes 10 tundi aega, enne kui see puuk hakkab alles seda haigust sinu verre eraldama. Nii et mida varem, seda parem ikkagi. Ja ongi aeg tüdule jääda. Õhtul oli päris sossu. Mina olin siin niisama. Õues oli ka 12-13 kraadi. Kellil on siis -7 Snookbag. Kuidas sees on? Soe. Jah, muidugi. Minul on siis +1 Comfortiga esimest korda on see Silverton 150 Coleman. Sellega. Vot selline kombo ja kes midagi. Hea tööd. Hommikuni. No tere hommikust. Väga mõnus. Ilus linnuorkester esineb. Ja teie rõõmuks ütlen, et esineb iga päev praegu. Nii et kasutage võimalust. Ja sellises teistsuguses kohas telkimise huviks on see, et ega loomad ei tea, et siin keegi telkida võiks. Et siis kuuletöösel igasugu loomi. See ongi just vahva. Preenikene veel tudib. Öö oli suhteliselt soe. Eks öö teine pool võib-olla või enne hommikut on kõige jahedam. Ei teagi, mis see ilm praegu on või see temperatuur. Võib-olla mingisugune 3-4-5 kraadi sooja ikka. Läheb aina soojemaks jälle. Vihma ei tulnud. Minu arust küll vihma ei tulnud. Tuli natuke? Tuli. Isegi tuli küll, jah. Midagi tuli isegi. No, mis nüüd juhtus? Preili ikka magab, aga Sindri võttis mul magamiskoti ära. Ma siin ära, nagu nüüd tahan minna siin kohvi tegema ja... Joo. Küll me koos lõhme. Ma tänan märku, et ta võiks minna nüüd kohvi tegema. Aga kuidas see minu magamiskotiga seotud? No aga ma ajan teie magamiskotist välja, siis te saate aru, et ma pean vist ära minema. Okei. Ei toimi nii? Ei toimi. Päris fluffy. Fluffy. See on nüüd +1 Comfort ja siis on -7 Comfort. Kes see jumal teab, kes see õigust räägib tootjatest? Mis see õigus on üldse? Jah. Sellised. Coleman räägib ilmselt õigust. Snoogis ma ei tea, kas räägib õigust, sest minul oli selline piiripealne. Veits jahe ja samas mitte liiga jahe. -7 Comfort. Aga noh, ütleme, ta on suur. Siin on sa nagu väiksemalt sees, ta on nagu paksem, aga ta on kuidagi õhulisem. Et tõenäoliselt Snookbag ikkagi on hea, et see on ikkagi -2-3, ma arvan, maksimum. -7 on võib-olla liiga palju tahetud tõesti. Aga ei, samas -7 minu jaoks ongi ju -2. No ma räägin üldse, et täna oli meil ju plusskraadid. Maapind on soe, aga sa tundsid natuke jahedust. Siis tegelikult sinu jaoks on see üldse pluss komfort. Ja. Vot nii, ilm on super, aga siit peab välja ka, aga siis kui on ikka mõnus esimene olemine niimoodi siin pehmelt, siis ei viitsigi kohe välja ronida, kell on juba 9 läbi. Mis sa tahad öelda, et sa juulikuus viitsid kohe välja ronida? Jaa, sest siis tuleb see kuum päike ja kui valesse kohta. Aga kui sa vilus oled? No proovi sa leida seda kohta, kus sa oledki ainult vilus. Siis on muidugi jah, siis võib ka täiesti tõenäoliselt kauem olla, aga ma ei usu, sest suvel on isegi telgis palav. Vilus on ka palav. Aga praegu on suht hea, mõnus. 5-6 kraadi nõues, isegi 7 võib-olla näitasin. Sääski ju ei ole, rahulik, saab kohe minna ja chillida. Mis siin ikka. Aga hea, mõnus hommik oli siin ikka. Näed, ma ei tea, kust nad siit sisse vahest tulevad, sõbrad, aga
näete, üks lepatriinu on otsustanud kuskilt sisse ennast smuugeldada. Sisse või? Jaa. Ma mõtlen, ta väljas kõnnib, aga ta ei, igasugused kõnnivad siin, ega me oleme külalised siin, kohalikud uudistavad juba, et igasugused lutikad ja luurajad on meid üle kuulama ja jälgima saadetud. Lepatriinude näol. No igasuguste prussakad, ämblikud, kes siin veel olid, ma ei panegi tähele praegu. Sipelga siis, ei mingi kas paksu tagumikuga. Egas midagi, kobime välja, oleme jalanõud jalga ja... Kurat. Nii, jah, mis meil siin on? Meil on siin ja on see siin nii-öelda eesruum. Siin on toolid ja selles on siin nii sütevahendid ja tulekolded ja muud sellised. Ja. Panin jälle jah toolikesed, teen väikse sooja joogi, toidu. Ja niimoodi sätin. Siin on kann, üks pudel sai tühjaks. Meil oli siis 2 peale 4 liitrit vette. Sellest 2 liitrit on veel alles, et sobib. Pluss veel see muidugi viivajook ka. Et noh, sellel on 600 milliliitrit C-vitamiini ja D-vitamiini. Jätangi veel selle siis matka peale, sest meil umbes 8 kilomeetrit pärast veel siis autoni ringiga läheme teist marsruuti. Ja niimoodi ongi, natuke teen nüüd mõned uukesed. Hea saag, lõikab väga hästi. Et kui tal see sama tera püsib edasi, siis sellega kulub tõesti vähem energiat kui nende litlisaagidega. Ja see kah ei paindu nii palju. Ta on ikkagi natuke tugevamast sulamist. Et see on hea selliselt, et noh, keda huvitab, siis Millpoe lehel saate ka uudistamas käia ja kui on küsimusi, siis kirjutage. Et eks ma siin teen eraldi video ka veel saagidest ja eraldi video teen ma tõenäoliselt nugadest ja siis noh, vaatangi niimoodi järjest. Teen sellised väiksed jupid. Ja niimoodi põletad. Ja et siin välja siit päikse käes on hea magada. Ahah, on jah. Päikse käes on hea magada, jah. No näed. Jah, sellel kõrgema seljatoega toolil on see eelis, et natukene siis teistmoodi olla. Ma proovin seda siis. Aga jah, paneme siis vee käima ja mis siin ikka. Siis vaatame, oleme siin veel mingi tunnikene ja siis hakkame kõndima ja tuleb ära asjad pakkida ja toppisin juba oma magamiskoti sisse ära, aga mul ta ei olegi eraldi magamiskoti kotis, ta on mul lihtsalt lahtiselt siin seljakotis. Võtab paremini selle sisepindala ära või siseruumala kasutab ära. Mis tuleb nüüd? Siit, vett. Minul on 3 ühes, meil on latte. Ja Priin on siin huvitav, ma ei tea, kes on neid. Ei ole karabiiniga siin, sangaga kruus. Ta on päris pisikene. Pisikene. Minul on vana klassikane, mina panen ise karabiini külvest. Hakka seljakotti riputada niimoodi välja poole. Kus te päikse panite? Aga sina ei oledki minu päikseke. Mul on alati oma päike kaasas juhuks, kui teine läheb pilve taha. Need 3 ühes kohvid tegelikult sobivadki loodusesse, aga kodus ma neid väga ei joo. Kodus teen ikka masinakohvi ja... Aga võt siin õigesse kohta. Nüüd Preili tutvustab meie hommikusööki. See on siis Knusper müsli, ka Adventure Foodi oma. Siit peaks saama paki pealt siis 600 kilokalorit. Jaa. See on kõige värskem toite. Best Before 2022. Nüüd meie kõige värskem praegu. Siis olid siis põhiliselt karjahelbed, rosinad, jõhvikad, mandlid ja banaanilastud. Ja sokku. Puuviljad igasugused, jah. Jah.
igasugu puujad pähklid ja vett läheb siia vist väga vähe. Jah, piimapulber on sees, eks ta siis läheb natuke nagu piimaks lõpuks siin. Jah, temal on latte. Jah. Nescafé latte. Jah. Ei ole küll minu lemmik, aga minu lemmikut on väga raske saada. Ahah, no jah. Huvitavalt kõige valgemaks pole see koht teile, kus siis oli risupiit peal. No nüüd me katsetamegi seda, et me panime ühele mustale kohale peale, et ei tea, kas ta läheb valgeks. Aga siit nagu tundub, et juba vist läheb küll valgeks. No jah, nii saab jälle valgeks. Jah. No kus te võtku kaote? Kaob ära. Päikse järgi. Päikse järgi lähen. No jah, päiksematkajad tooliga. Ma jõuan varsti autoni, enne sind. Vot selline. Ja kindlasti do not eat. Nagu siin on. Sa ütlesid, sa ainult viimast sõna tead. Ja ei, ma keeles ei oskagi ja ma ei tea, mis need 2 esimest sõna tähendavad. Do not, ma ei tea, aga eat, seda ma tean. Sööma. Nali, nüüd läheb külm vesi siia. Hästi vähe. No, ma ei tea, aga vaata see läbi ei paista see kraan siin. Pead lõikama selgu sisse. Aga okei, võib-olla peab mingit nutikat asja tegema. Ahah, hoidma kuidagi pöidlaga hoidma siit kuidagi, siis valama. Ühesõnaga, kellel on kogemusi, siis jagage, kuidas te siia seda veetaset mõõdate. Väga hea. Sobib. Mul on selline nuhver, millega ei saa väga piimasid kätte, see on nii lame. Tipp-topp. Pole mingit maitset kahtlust. Nii et kellel on üle tähtaja Adventure Foodi, sööge ära või saatke meile. No tegelikult võiks ikka õige tähtajaga Adventure Foodiga saata. Ahah, okei. Võite, kui soovite saata, võite ka saata sellist, mille tähtaeg on ees alles. Võtame kõik vastu. Otsas. Minu organism võtab 7 liitrit 100-le. No. Just tuli, mõtlesime, Kelli natuke väikse veelem, tema võtab 5,5 liitrit 100-le, et temal on efektiivsem. Jagub kauemaks, et minul sai nüüd otsa. William tahab sellega õigustada seda, et tema võtab varsti Twixi endal taskust ja hakkab Twixi sööma ja mulle ei anna. Ei, ma annan küll sulle, aga lihtsalt ma võtan ta välja, siis Priili imestab. Nii vara võtad välja. No siin ma ütlengi, minu organism võtab 7 liitrit 100-le. No mul juba kõik ära põlenud. Võtad siit selle, siis pulga, tahad pooleks. Saab pooleks. Hea noaga. Hea nuga on selline, mis siis peale sellist löömist, tümitamist tera jääb heaks veel. Ei lähe plödiks. Mul on neid odavamaid nugasid ka sellised, šungajungad. Kutsun neid šungajungad, ehk siis ma olen neid ära lõhkunud niimoodi. Peksad ja põpp! Samasugune tera visuaalselt kujult. Aga läheb pooleks. Või siis tuleb see suur sälk sisse, et tükk tuli välja. Sellised lugusid on ka. Eks ma teen eksperimendi kunagi. Ma ühe šungajunga võtan kaasa siis. Vaat nii. Nüüd aga pakimegi siis asjad kokku. Kõik läheb nii, nagu on jälle natuke kergemaks. Tegime kotid vee ja toidu arvelt. Panime need enda sisse. Aga jah, nüüd siis pakime ära. Seljakotid valmis ja siis vaatame, kuhu jõuame jälle. Mis elu meil siin telgi peal on? Nii, pealmise kihi võtsime ära ja ikka kahe kihi vahel on igasugu tegelasi. Sees on üks lepatriinu. Tere! Kuule, roheline. Sees oli üks lepatriinu veel. Jah, meil on siin täielikult selline, kuidas siis öeldakse, putuk kollektsioon. Igasugused elukad lepatriinud erinevat värvi. Kõik siis uudistavad, kaevad. Võib-olla me panime just nende kodu kohale oma
matslikult oma telgi. Nii ka juhtub. Mis siis vahepeal veel? Tark on alati selliste ilmadega, sellisel ajal kohe üks kiht ikkagi kuivama ära panna. Praegu panin siis nööri peale selle pealmise kihi kuivama. Alumine osa on siis kondentsi täis. Siin on jälle keegi. Nii see käib. Et siis kuivab ära. Enne ei lähe seljakotti. Asjad pakitud. Aitäh metsa kohale võõrustamast. Väga tore armas koht oli. Loomade ees, kelle elu me segasime. Ja. Putukate ees. Näriliste ees, sõraliste ees, kes siin ka pidid võib-olla oma marsruuti natukene ümber tegema. Ja siin varahommikul ma ei näinud, aga kas need olid kitsed või põdrad. Ja öösel, ma ei tea, mingi kährik või kes see taris üle kraavi siit oma mingisugust saaki või midagi. Küll ta oli käelt. Ja siis pani üksik kiskjana pani kuskile edasi. Ja praegu vist nägime Euroopa naaritsat või nirkima ja siis praegu üle vaatama neid loomi. Läks mööda seda kraavi äärset kuusehekki. Vot nii. Koht on korras, ilus, sobib ja ega siin midagi nüüd. Paneme siis kotid selga ja seekord sinnapoole. Kus me nüüd jalutame? Noh, kes see laseb? Ai. Jah, siin on see lasketiirud ja kõik. Ei olegi täpselt see, kas on sportlaskmine või militaarlaskmine, ma ei olegi hästi kursis. Kas sa jäätist tahad? Ahaa, nüüd saab jäätist. Ühesõnaga jah, siin on see Elva spordibaas siis. Ma ei tea, kas saab. Noh, siin on kämpsid asjad ja läheb võistlusteks ja siis on igal pool ruumi rahvast täis. Ja, see oli see Tehvandi spordikeskus. Täpsema nime ka. Et jah, siin on igasugu tegevusi huvilistele. Ja, näed, siin on ujumised, laskmine, puhkamine. Jah, laskmise ujumise vahel peab magama, puhkama, venitama, trenni tegema. Ja, Tartu maratoni finiš ja maratoni rada. Tartu maraton on siin. Vot ei ole ise maratoni käinud, ei tea. Olemegi nüüd Illil. Illi telkimisala. Kes on näinud selle talve ühte tipitelgi telkimisvideot, siis siinsamas parkla kõrval on minu siis Luxe Outdoori tipi platsikene, mis oli tasane. Ta on see koht, kus mu sõber Aldo rippus seal siis metsa all ja käis seal veel Pepuli. Alles õppis seda rippvoodit kasutama. Aga jaa, siin oli rohelised mehikesed metsas üks video ongi siin nüüd see talv, kus tiitelfotol on rippvoodi ja lõkke all. Nii et vaadake, kes pole veel. Et miks me siis siin ei olnud? See on päris natuke nagu metallik. Ebatasane oli. Et siis tipitelgiga nagu... Tegelikult ei paista nagu väga ebatasane. Ei paista jaa. Aga hakkad lähemalt vaatama, siis saad aru, et seal seest on niimoodi, pead sinna voodi, siis oota, aga me läheme edasi, meil veel ei ole 3 tundi täis. Esimene puhkepaus on siis, kui 3 tundi on täis. Oleme liikunud 2,5 kilomeetrit ja natuke üle poole tunni. Nii et lähme edasi. No, ilus vaade. Ilus vaade. Ja just mõtlesimegi, et järgmine kord peab õng ka kaasas olema, et seljakotis on risupliit või ükskõik mis põleti, telk, mis iganes, õng peab ka olema. Lähed, ei kiirust ära, siis oledki järgmine öö oled siin kuskil. Püüad kala, grillid, paned sinna resti peale. Selle vahega, et sa siin ei tohi tegelikult telkida. Ja, siin peabki, et jah, eriti meiesugused, kes filmivad kõike, eks me ju siis teile olemegi ka eeskujuks selles vaates, mis siis see seaduslik vaade üldse kujutab.
seadus ei luba telkida sihtkaitsevööndis ja kaitsealal. Ainult lubab ette nähtud kohtades. Nojah, ette nähtud kohas. Ja lõkke tegemisega ka üldiselt on ranged reeglid nagunii. Et lõket ise hädapärast, hädasel juhul või talvel. Et meil on nüüd see suurem risupliit ka, ega see on rohkem selline talvine, et saaks sooja. Või siis meie Eesti suved ja jaanipäev näiteks on hea näide, et Ja. jaanipäeval võib vaja minna. No siis pead vette. Siis pead vette, ega sellega ei ole. Siin suvised matkatoidud me teeme ikka gaasipriimusega. Et gaasipõletiga. Keegi on seal kalamees. Et igatahes, jah. Meil on tegelikult pausi aeg, ma mõtlesin, et me pausi kuidagi teha. Pausi aeg, 45 minutit sai täis. Ma ei tea üldse, kui pikk see video juba on, aga ma usun, et te olete juba ära treenitud, noh. Olete immuunsed juba pikkade videode osas, et... Teate, et te võite vahepeal pausile panna ja järgmise päeval vaadata või lähete käite, võtate külmkapist midagi hääd kõrvale. Jah, et me ära ei kustuta. Kes veel ei ole tähele pannud, siis kõik meie videod on endiselt üleval. Et tõesti saab pausile panna ja jätkata kas või järgmine päev ja nädala pärast, kus iganes tuju tuleb. Muidugi, kui te nädala pärast jätkate, siis on oht, et on juba uus video ka. No jah, siis tuleb maraton teha. See on see päev, kus mitte midagi teha ei viitsi, on ju, et siis võtate oma chipsid ja kiisevad joogid kõrvale ja siis teete maratoni. Meie ka vahest, mina ka vahest niimoodi vaatangi kõikide teiste vahvate jõutuubitajate videod järgi, et meil ka midagi kahe silma vahele ei jää. Kui teie seas on ka toredaid filmijaid, kes on oma matkamisi, reisimisi, välitegevusi üles filminud, siis olge aga julged jagama, me vaatame ikka ära. Täitsa suvin ilm. Et võtsin ühe kihi vähemaks. Mul oli all selline halli värvi pikakäiseline. Et ei ole midagi, päike on soe. Soovitaks sul kohe mitu kihti vähemaks võtta. Ei las see fliis veel olla. See on muidugi hästi huvitav jook. Siin on 600 milliliitrit sees ja 6 kalorit pudeli kohta. Kilokalorit vist. Jah, ma ei teagi, kas see kalor või kilokalor, kumb see õigem sõna on. Aga siin on 100 milliliitri kohta on 1 kilokalor. väga huvitav, ma ei tea üldse, miks see selliselt on. Vesi ja igasugused muud ained, mis siin on siis, mineraalvesi, sidrunimahle, vitamiinid, sidrunhappe, safloor, ekstrakt, antioksüdandid, nii edasi, askorbiin, happe, mingisugune magusaine, looduslikud maitseained, looduslik värviaine, karoteen, happesuse regulaator ja nii edasi. No vot, täitsa okei. Immuunsüsteem. Kes juba seda on proovinud, võite kommenteerida, kuidas teile meeldib, mis maitset proovisite. Nii, oleme nüüd jälle teel. Esimese 45 minutiga läbisime 3 kilomeetrit, 440 meetrit. No ütleme, et sellel pole üldse tähtsust, et jumal eest teie ka. Ega matkamisel pole tähtis see, kui kiiresti sa teekonna läbid, vaid see, et mida kõike sa teekonnal märkad ja koged ja leiad aega nautida. Et minna sa tea, mõned korrad on niimoodi, et läbime võib-olla ainult kilomeetri 3/4 tunniga. Ja et siin on täiesti subjektiivne isiklik kogemus. Ja eks oleneb maastikust ka. Täpselt nii. Konnatakso. No nii, kas see on konnapolt või? Nüüd te kukkusite pikali, vabandust, ma ei taha teid segada. Teil on siin väga isiklik asi käimas. Me edasi. Jah, ühesõnaga ettevaatlikud konnasid on palju.
konnasid on ka nüüd siin metsa vahel palju liikvel. Peab alati jalga ette vaatama ja kui näed hädalist, siis aita. Et siin enne ka aitasime mõned kiiremini üle tee, enne kui auto tuli. Ja näed, jälle hüppab siin. Noh, hüpp ära. Neid on jah praegu üksjagu liikvel. No jälle siit. No, tere. Mis sa räägid? 2 konna olid üksteise kukil ja siis nad ronisid ja hüppasid üle 3. konna. Ja siis see 3. tegi häält. Muidugi ma teeks ka häält, kui 2 tükki veel ronivad peal. Hullvärk. Nii ettevaatlikult jah. Siin on neid igal sammul, sest siin on see väike rabajärve metsa vahel. Et jah, me oleme siin ju kunagi telkinud, siis me ei filminud. See oli võib-olla jumala eest 4-5 aastat tagasi. Siin me lihtsalt tulime, panime auto ülesse. Varsti on üks lõkkeplats, kuhu peabki ainult 600 meetrit vist oli ligikaudu kõndima. Ja jah, siin on see Umbjärve lõkkekoht. Ja praegu siin nii-öelda vaatangi, et siin natuke puid ära saetud. Uhke tualett on endine. Kuskil oli siin see geopeituste fännidele ka. Siin oli kuskil see purre. Sai järve juurde minna ja seal oli üks, ma ei tea, pusleaare või on see. Et esimeses kohas saad koordinaadid üldse, et järgmise aarde üles leida. Jah, vist oli multiaare. Ja. Pusleaare on see, kus pead veel mõistatusi ka lahendama. Ülesandeid. Ja praegu oli seal Umbjärvel oli inimesed nautimas. Vähemalt ühte nägin siis. Ja. Et igati selline mõnus päev. Nädala sees on üldse vahva. Vähe rahvast liigub. Ainult konnad liiguvad. No neid oli jah, see on otseses mõttes igal sammul. Jah. Nii. Noh, sadomasu huvilised, kuidas me nimetame. See teeb silmad ette kõigile. Üks täielik, kuidas seda nimetada? Täielik ühine tantsimine. Laulu simbaniga. Jaa. Ega nemad ka siis ei ole nüüd niimoodi monogaamsed. Vabandage, me läheme kohe edasi, ei jää teid. Oh, ma hakkasin just laulma seda on ju, et sina leidsid ja sina jäid üldse ilma. Noh, jah. Meil on magu huvitav komme, et mõnimad üksteise selges hüppavad. No ikka, see on ka hierarhis. Klassisüsteem on jõukamad ja vähem jõukamad. On ju, et lihtsalt ikka jõukamad härrad saavad endale oma isikliku sulase palgata, kes teda veab tiigi äärde, ta peseb ennast puhtaks, veab tagasi metsa. Tõesti on palju. Vaadake ette, jah. Oi jah, kõik kohad on konni täis. Ei oska kohe neid mitte aidata, eks siin ole neid ka juba, kes ratta alla jäänud ja noh, siiralt siis usume, et öösel pimedas tulevad igasugused nirgid, naaritsad, muud närilised või kullilised, kes iganes einestama, et need, kes on pihta saanud, siis äkki ikkagi saavad kellegi toiduks, et ei jää tühja see ohverdus. Ilus päike, naudime. Ära väga laiuta, sa ei mahu siia. Siin on nüüd see nõiamaja, natuke kreeni vajunud. Eks me oleme teda siin iga aasta natuke uudistanud, varasemates videodes ka. Aga noh, elab siin oma elu. Nõid on veel olemas, nii et kõigides. Vot, ei ole mingit viksi, sest kogu aeg läheb meelest ära. Enda kuivatatud õunad. Mõlemal on oma pakikene ja ma ei saa niimoodi, et üldse neid ei söö ja nüüd šokolaadi peal. No ei tea. Ma tead. Väike hea. Nende õunadega on see lahe trikk, et kui tahate need krõmpsuvaks, siis tuleb korra ahjust läbi lasta. 40 minutit. Jah, siis saad
Nätskes krõpsud. Kui kõnnid sellisel kruusateel, sellise päikse silmaga, siis saad aru, et soojad ilmad on kohal. Eriti kui sul 3 kihti seljas on ju. Jaa, ma võtsin vahepeal ühe kihi ära. Aga mul on jope, tagi on nii palju nodi täis. Selle alla jätsin veel fliisi. Metsa vahel on võib-olla tuulisem. Ei ole sul midagi seda tuult. Täna on siis juba natuke üle 8 kilomeetrit käidud. Ma arvan, umbes 4 tuleb veel. Kelli vaatas natukene ühte sirgjoonelist lõikamist. Sellega tuli 9, aga klassikaline rada tegelikult tuleb veel umbes 3 kilomeetrit pikem. Ja siin on üks liivakarjäär või mingisugune ala. Sinna me ei lähe kolama. Poemegi nüüd metsa vahele. Et siin just selle kruusatee peal keset päikest oli kõige intensiivsem see kaloripõletus. Aga metsa all on jälle hea olla. Siin on mõnus jahe. Ja tempo läheb ka rahulikumaks. Ja muidugi ronima. Saab ronida. Ja võib-olla võtamegi veel järgmised korrad siin. Näiteks üks väga üles-alla rada on Kütioru. Mäletame, Taevaskoda on. Seal on talvel saadud pepuga alla lasta ja kõiksugu trikke ära tehtud. Et võimalusi tegelikult on selliste RMK ringradade osas. Ja kui kellelgi on mingisugune eriline rada, ringrada näiteks soovitada, ta ei pea olema RMK, avalik, ametlik, ükskõik mis, et kirjutage meile, jagage juhiseid, äkki võtame plaani. Siin saab, lähed sinna liiva peale praegu, siis peab küll kohe külma õlle kõrvale võtma. Seal oli vesi ka kuskil. Grilliks. Grillkana saab sinust teha seal. Minust ei saa. See on päris soe. Jah. Näed, väga armas. Kui sa vaatad seda videot veel siiamaani ja see ei ole ikka seda kinni pand, siis see on kõige suurem rõõm meile. Suur aitäh sulle, et sa oled ära kannatanud. Sest ma ei tea, kui pikk see video seekord tuleb. Võib-olla ei viitsi seda nii palju ära tükeldada, lõikuda. Et kui ta tõesti on nüüd pikem kui on tavaline meie video, siis suured tänud vaatamast. Lõpp on lähedal. Peame koos vastu. Ja. Kiidjärve torn. Alvar, torn ootab sind. Tule. Kutsu meid kaasa. Kutsu meid kaasa, kui vaja, me julgestame. Ole seltsiks talle. Jah, aga praegu ei hakka sinna minema. Teeme oma viimase pausi ära, me oleme käinud küll. Seal on ka üks geopeitus peidus aare. Teeme oma viimase puhka. Jah, Keir. Ma usun, et Keir on ära loginud selle juba. Kindlasti. Äkki paus veel ja siis teeme viimased paar kilomeetrit ära. Oleks juba auto juures. Praegu sai 9 täis, ei ole midagi. Oleks juba auto juures. Tee nüüd vaatajatele mõni nali. Räägi mõni anekdoot. Nad on ka vaprad, nii kaua vastu pidanud. Anekdoot on see, et Villemil on talves happad ja 3 kihti seljas. Oli küll nali. Ja väljas on plus 18. Sellegi on kiir kaloripõletus. Ega me kõik keegi meist ju ei taha ilma jääda kevadisest šašlõkist, või mina ka ei taha. Aga igaüks peab oma taaka ise moodi kandma. Jaa, ilus, sinililled kõik torni all ja Twixi me sõime ka ära. Seda me enne ei öeldud. Selle sõime eelmine paus ära. Jah, 5 minutit varem Viljem ütles maa ja ta sööd Twixi alla. Ei, autos sulab ära, on lihtsam ära süüa. Ja üksi ei söönud, pool sõi ikka kelli ära. Mulle lihtsalt anti Twixi ilma paberita. Aga sa mulle tagasi ei andnud, sul oli võimalus mulle tagasi anda. Ja siit topelt koormata. No ma ei tea, ma oleks äkki taskusse pannud. Siit teades. Ei tea midagi. Nii, Preili, 10 minutit on läbi. Noh, mis siin toimub? Konni alga?
10 minutit on läbi ja nüüd lähme edasi. Oota, aga 15? Mis 15? Paus on 15 ju. On ka või? Jah. Aga miks me oleme siis senimaani 10-minutilise pausi teinud? Me oleme 15 või 20 teinud. Soo. Uusi aeg on meil nihkes. Mul endal ka. Jah. Teil on ajataju nihkes. Aga ongi hea. See ongi üks eesmärk siin metsas, kui te metsa tulete, siis ärge rabelege, vaid olge paigal. Hingake sisse välja rahulikult ja vaadake ümberringi. Kuulake Liinu laulu. Jah. Läksime. Viimane pingutus, on see mäest alla minna. Kui hea. Juhei! Suured tänud teile. Sa oled jõudnud selle video vaatamisega lõppu. Jah, suured tänud. Suur tänu. Suur tänu, kummardused, miks? Jah, selle üle anti hea meel. Ja rõõmuga jagame ja kui oled uus, siis hakka jälgima meid. Kui tahad meid toetada, siis all on liituge nupp. Selle kaudu saab meid toetama hakata ja avaldame toetajatele eraldi veel lisavideosid tänutäheks. Ja kokkuvõtvalt 2 päeva peale tuli üle 20 kilomeetri. Täna 11,5, eile ka mingisugune 9. Midagi sinna kanti, jah. Nii et super, kasutage ära. Sääski ei ole, tihusid ei ole, elukaid ei ole, parme ei ole. Super. Praegu on väga hea matkata. Ja. Nii et suur reede on tulemas. Tehke matkaplaanid ja minge. On veel midagi head lisada? Ei ole, munadpühad lihavõtete ajal pidigi käima looduses matkamas ja jalutamas, see on vana komme. Okay. Nii et minge matkama. Jah, austage vanu kombeid. Ühesõnaga, tšau! Me läheme sõitu.